Jumalale. Ta on nii eriline. Ma tahan südamest tänada ka kõiki, kes on seda restarterit korraldanud. Eesotsas Ristoga ja Kristjaniga ja Karliga, aga suur tänu kõikidele, kes on tehniliselt selle teoks teinud. Suur tänu fantastilisele ülistusbändile. Suur tänu videotiimile. Teeme kõikidele ühe suure aplausi. Need on 33. piiblipäevad. Kas need jäävad viimaseks? Kas teeme järgmine kevad Tartus? Tere tulemast Tartusse. Olin üleeile Viini lennuväljal, ootasin kannatamatult lennukit, et saada võimalikult kiiresti kodumaale tulla piiblipäevadele. Ja siis ma sain sõnumi. Ja sõnum tuli mulle niisuguselt liikumiselt, kelle nimi on Minu Eesti, teeme ära. Kes teavad sellist liikumist? Kes on käinud koristamas metsa all? Fantastiline, super. Ja teate, selle liikumise algatajaks on minu hea sõber Rainer Nõlvak, kellega ma aastaid tegin koos jooksutrenni, kellega me tahtsime muuta Eestimaad kergejõustiku mõttes. Aga see mees, tema aju töötab nagu koorelahutaja ja ta on rajanud 40 IT-firmat Eestis. Ja ta ei ole ikka veel rahul. Siis ta müüs kõik need maha ja ta ütles, ma tahan midagi head teha. Ja üks asi, milles me kogu aeg vaidlesime, oli see, kas Jumal on olemas või ei ole. Tema ütles, et ei ole, mina ütlesin, et on. Ja ükskord me tulime kuskilt võistlustelt, istusime rongis restorani vagunis ja kui rongi jõudis Tallinna Balti jaamas, me ei läinud rongist välja, me jäime vaidlema, kas Jumal on või ei ole. Kas Jumal on või ei ole. Ja nüüd sellest on, ma arvan, 3-4 aastat tagasi, kui ta ühel päeval kutsus mind lõunale, ütles, et lähme sööme. Ja siis Rainer ütles mulle, et tead meiega, et ma olen jõudnud samasse punkti, kus sina oled. Kuidas? Tänu Jumalale sellest. Ja ta ütleb, et selle maailma taga ei saa lihtsalt olla üks tühjus. Vaid see maailm on nii imeliselt loodud. See maailm on nii korraliselt loodud. Ja selle maailma taga peab olema Jumal. Ja tema tahab seda maailma korrastada. Ja see sõnum, mis mulle tuli sealt liikumiselt, oli see, et aastal 2012 aitavad eestlased korraldada ära maailmakoristuse. Maailmakoristus 2012. Kuidas see täpselt teoks saab, ma ei tea veel. Aga ma tean seda, et Brasiilias ja Ungaris ja Aafrikas ja igal pool üle kogu maailma on neid inimesi, kes ütleb, me tahaksime olla niisugune liikumine, kes teeb selle maailma korda, kes ei viska prügi maha, kes on teissugune. Nii nagu teie ja meie kõik 1. mail, olgu eile oli 30. aprill. 1. mai 3 aastat tagasi, esimene kampaania Eestis. Ja meie igatsuseks on see, et see liikumine võiks jõuda tõepoolest üle kogu maailma. Ja ma ütlesin selle sõnumi peal kiiresti, et ma olen kaasas. Aga teate, ma lubasin veel midagi. Ma lubasin, et need inimesed, kes moodustavad elu muutva usuliikumise, need inimesed, kes kuuluvad sellesse 85 koguduselisse liikumisse, kes korraldavad piiblipäevi, restarterit, et need inimesed on kaasas minuga. Kas te olete valmis kaasas olema sellega? Väga hea. Aitäh teile. Ootame uudiseid selle kohta. Aga teate, ma jäingi mõtlema selle peale, et kui me teeksime ka kogu maailma korda, kui me koristame kõik metsaalused ära, siis midagi jääb ikkagi tegemata. Ja Rainer ütleb ka, et tegelikult me ei saa ära koristada mitte maailma, vaid me peame alustama koristamisega siin, oma peas. Midagi peab meie peas minema korda. Ja mina olen seda näinud, et see ei lähe enne korda, kui minu suhe Jumalaga ei lähe korda. Kui suhe selle maailma loojaga ei saa niisuguseks harmooniliseks, et ma võin temaga koos elades tegelikult tõepoolest olla elumuutev usuliikumine.
Minu elus läks see asi korda 16-aastaselt, paljud teist on täna 16 siin. Ja teate, sellest hetkest peale minu elus ma tundsin tõepoolest, et ma olen seotud millegi palju suuremaga kui lihtsalt minu enda elu ja püüdlused, need sportlikud saavutused või midagi, mida ma elus tahaksin ja milleni jõuda. Ma tundsin, et ma olen seotud Jumalaga ja nende inimestega, kes moodustavad sõna otseses mõttes elumuutva usuliikumise. Ja ma tean seda, et see elumuutev usuliikumine on tegelikult sellel nädalavahetusel ennast juba ilmutanud Jumala püha vaimu väes Jeesuse Kristuse nimel. Need tunnistused, mida me täna kuulsime, on kirkaks näiteks sellest, et me oleme tõepoolest elumuutvas usuliikumises. Need, ma usun, 100 noored, kes käisid reedel ja laupäeval ja saavad täna veel tulla siia ette, et nende eest palvetatakse, et kogeda elumuutust. Nad võivad tunnistada sellest, et nende elus on muudatus toimunud. Ja sellest räägib tegelikult piibliraamat väga selgelt, et kui sa tuled Jeesuse juurde, kui sa ütled, Jeesus on issand, kui sa avad oma elu talle, siis midagi siin sinu elus läheb korda, midagi siin sinu elus läheb korda. Ja see maailm hakkab sulle korda minema. Need inimesed, kes ei tunne Jumalat, kes on kaotanud selles maailmas lootuse. Teate, see elumuutev usuliikumine peab jõudma ka internetti. Ja mul oli hea meel näha eile õhtul siin neid inimesi, kes ütlesid, et nad on valmis tunnistama ka Facebookis, et mina usun Jeesusesse. Teeme seda üheskoos. Aga teate, just tänaseks on saanud Facebookis üles omaette leht, elumuutev usuliikumine. Ja ma kutsun siit sellega ühinema, ma kutsun seda laikima. Seal saavad olema igaks päevaks kohased piiblitekstid. Seal sa leiad sõpru nende inimeste hulgast, keda sa muidu võib-olla kohtaksid. Ja teate, see elumuutev usuliikumine, Facebook, kui sa lähed Facebooki elumuutev usuliikumine, minu pärast mine kas või praegu, elumuutev usuliikumine, siis see saab seotuks ka teiste sarnaste liikumistega. Täna õhtul, kui piiblipäevad on läbi, ma lähen Tallinnasse, ma kirjutan alla koostöölepingu Ameerika sarnase liikumisega, kelle nimeks on Converge Worldwide. Ja seal on, teate, 1000 kogudust. Ja seal on samasugused noored, nagu teie olete. Ja me kirjutame alla koostööleppe, et me tahaksime teha koostööd. Me tahaksime koostööd teha selleks, et noori koolitada, et noorte juhte koolitada, et uusi kogudusi rajada, et elu võiks muutuda siin Eestis ja selles piirkonnas, kus me elame. Homme kirjutaks sarnane leping alla Rootsis, edasi läheb see Soome, teistesse Põhja- ja Baltimaadesse. Ja korraga me tunneme, et me oleme tegelikult maailma muutev liikumine. Me ei ole lihtsalt üks ärakoristamise liikumine, vaid me oleme see liikumine, kes tõepoolest on seotud Jumalaga, kes liigub ja tegutseb selles maailmas. Võib-olla sa istud siin ja sa mõtled, et see asi on tegelikult ikkagi veel kahtlane. Sa kahtled selles, et kas neid inimesi, keda sa täna siin näed, et kas sa neid saad usaldada? Kas need jutud, mida nad räägivad elumuutvast kogemusest Jumalaga või tervenemistest või sellest, et nende elul on parimad eesmärgid, kas see on usaldusväärne? Kui sa olid eile õhtu siin, siis sa kuulsid lugu Toomasest. Toomas oli samasugune nagu sina, kui sa kahtled. Ja täna, üks pühapäev pärast ülestõusmise pühi, mõeldakse kogu maailmas Toomasele. Seda mõned nimetavad isegi Toomase pühapäevaks. Sellepärast, et nädal tagasi, kui Jeesus tõusis üles surnuist, Toomast ei olnud seal. Ja teised tulid ja ütlesid, et meie oleme kogenud, et Jeesus on üles tulnud. Me oleme näinud, me oleme tundnud teda. Ja Toomas ütles, et ma ei usu. Ma ei usu. Teda nimetati uskmatu Toomas. Aga teate, täna, nädal pärast seda, millegi pärast, ma ei tea miks, ma mõtlesin, miks Toomas tuli, aga ta tuli nende teiste kristlaste juurde, kes ütlesid, me ei usume, et Jeesus on üles tõusnud. Ja ta oli nendega koos. Ja võib-olla täna sina ka millegi pärast tulnud siia. Ja sa mõtled, et ma ei tea ise ka, miks ma siin olen, aga midagi on sind tõmmanud siia. Ja teate, kui Toomas oli seal teiste kristlastega koos, siis korraga astus Jeesus sinna tema tuppa, nende teiste keskele. Ja ta ütleb, rahu teile, ära pabista, ära karda, ära tunne hirmu. Ja siis ta pöördub selle sama Toomase poole, Toomas, tule ja pane oma käsi minu käehaavadesse, minu küljehaavadesse, minu jalgadesse. Ja vaata, et ma olen olnud ristil ja ma olen surnud, aga ma olen tõusnud üles surnust.
Ja teate, kui seda piiblist lugeda, kui sa lähed Facebooki, siis sa leiad tänase päeva tekst, sa leiad selle üles, selle piibli teksti, kus see lugu on jutustatud. Ja kui seda lugeda, teate, siis Toomas ei tee seda, mida Jeesus ütleb. Jeesus ütleb, tule, pista oma näpp siia, kui sa tahad. Toomas vajub põlvili. Ja Toomas ütleb, et minu issand ja minu Jumal. Ja siis Toomasele ütleb Jeesus, et ära ole uskmatu. Ole usklik. Ole see, kes veenab ka teisi uskuma, kes kahtlevad. Ja kui sa oled täna siin ja sa veel kahtled, sa mõtled nii nagu Toomas, tere tulemast, me kõik tegelikult oleme samamoodi kunagi kahelnud. Siis võib-olla sa oled selle pärast siin. Võib-olla on Jumal sind juhatanud, kuidagi kutsunud täna siia selleks, et Jeesus võiks sulle täna ilmuda. Kui ma juttu olen ära rääkinud, siis just siia, selle lava ette, oled sa oodatud. Siin on noored, kes on valmis sinu eest palvetama, kes sinuga on valmis vestlema, kes on valmis koos sinuga puudutama seda Jeesust ja ütlema, Jeesus, sina oled minu issand, ma ei ole enam uskmatu. Nüüd ma olen usklik. Ma tahan ühineda selle elumuutva usu liikumisega. Teate, mis Toomasest sai? Mitte kunagi enam keegi ei nimetanud teda uskmatuks Toomaseks. See mees oli usklik Toomas. Ta oli missiooniga Toomas. Ta oli mees, kes hakkas Jeesus Kristust, teda surnud, aga ka üles tõusnud issandana kuulutama, mitte ainult Jeruusalemmas, vaid nii nagu Jeesus ütles, et te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas, Juudamaal, Samaariamaal, maailma äärteni. Toomas läks maailma äärteni. On teada tema kohta, et ta jõudis välja Indiani. Ja Indias olid inimesed hoopis teist usku. Nad olid sajandeid arvanud juba, et kui inimene ära sureb, et ta siis kehastub uuesti siia maailma, kas siis lehmana või kehastub mingi liblikana või tuleb teise inimese kujul või midagi niisugust. Et Toomas läks Indiasse ja ütles, et mina olen kohtunud elava Jeesuse Kristusega. Ja Indiasse tekkisid esimesed kristlikud kogudused. Toomasest sai koguduse rajaja. Seal, kus mitte kunagi keegi ei olnud uskunud, et Jeesus Kristus võiks olla tema päästja. Ja Toomas lõpuks elus. Millegi pärast, me ei tea täpselt seda põhjust, aga ta pandi valiku ette, et kas sa loobud oma usust. Kas sa hakkad uuesti uskmatuks Toomaseks või sa lähed surma. Ja Toomas ütles, et ma ei loobu mitte kunagi tunnistamas seda, et Jeesus Kristus on elav ja ta on minu issand ja minu Jumal. Ja Toomas tapeti selle pärast. Ta on üks märtreid esimesest sajandist. Koos teiste tema apostlite sõpradega. Nad pidid andma elu selle nimel. Ja kui sa mõtled, et sa oled täna uskmatu ja sa ei suuda uskuda, et kuidas sellega on. Ma ei kutsu sind surema. Ma kutsun sind elama, elu muutva usuliikumisega liituma. Sellepärast, et Jeesus Kristus on elav ja Jeesus on elu muutav issand. Ja tema tegutseb ja väeliselt tegutseb ka täna, siin ja praegu. Teised apostlid samasugused, me kuulsime eile Peetrusest. Teate, Peetrus kahtles samamoodi nädal aega varem. Tema ei uskunud ka, kui naised tulid ja ütlesid, et Jeesus on üles tõusnud. Evangeeliumid ütlevad, et Peetrus pidas seda tühjaks jutuks, naiste lobaks. Aga Jeesus ilmus talle ka. Ja Jeesus muutis tema elu ka. Ja see mees, kes oli tegelikult Peetrus, oli ju truuduse murdja. Kui Jeesus oli ristilöömise eelõhtul ja kõik süüdisid ja peksid ja naersid tema üle, siis Peetrus juurde tuldi ja öeldi, et kuule, sina olid ka temaga ju. Kuule, tule ka siia Jeesuse kõrvale. Ja Peetrus ütles, ei ole, ärge ajage mind sassi kellega, see on täitsa vale jutt, ma ei ole kunagi olnud Jeesusega. Peetrus 3 korda murdis truudust Jeesuse tunnistusele. Võib-olla oled sina ka tundnud nagu seda, et sa oled kunagi teinud selle sammu, selle usuotsuse, et ma tahan käia Jeesusega. Aga midagi on tulnud nagu vahele, kas keegi on häbimärgistanud seda või on mingid suhted läinud sassi või oled sa midagi niisugust teinud või tegemata jätnud, mis tundub, et see on toonud lõhe ja lahutuse, sa oled kuidagi nagu läbi kukkunud. Jeesus ei taha, et sa jääd selleks. Jeesus tuleb ja puudutab ka Peetruse elu. Ja teate, see sama Peetrus, kes oli truuduse murdi, sellele Jeesus ütleb, et sinu peale ma hakkan ehitama nüüd oma kogudust. Sina oled see, kellega ma arvestan, et rajada oma elu muutav usu liikumine. Ja Peetrus tunnistab sellest kogu juudi maailma ees. Ja tegelikult elu lõpus on teada, et ta jõuab Rooma välja.
ja arvatakse, et temagi läheb surma just seal samas Roomas. Peetrusel oli võimalus põgeneda. Ja kes on lugenud Quo Vadis romaani, siis te teate, et Peetrus panebki plagama, sest ta kardab surma. Ja ükskord veel ta nagu reedab Jeesust, aga siis tuleb Jeesus talle vastu. Ja Jeesus küsib, kus sa lähed, Peetrus, Quo Vadis? Ja Peetrus ei julge nagu öelda, et ta põgeneb ja Jeesus ütleb, et tead, kui sina lähed siit, siis ma lähen sinu asemel. Ja Peetrus pöördub tagasi, läheb Rooma tagasi ja on valmis minema surma. Ja kui teda hakatakse risti lööma, tema usu pärast Jeesusse, siis ta ütleb, ma ei ole väärt, et mind lüüakse risti niimoodi, nagu minu issand Jeesus suri minu eest. Ja ta lüüakse pea alaspidi risti. Ja ta on valmis tunnistama, et Jeesus Kristus on tema elu ja surma ja ülestõusmise issand. Sellest sai alguse tegelikult liikumine, mis on täna üle kogu maailma levinud. Ma mõtlesin, täna pühitsetakse Rooma paavsti Johannes Paulus teist, kes oli endine paavst, pühitsetakse õndsaks kiitmisega. Et tema on tõepoolest olnud üks kristliku elu märk või tunnistaja. Ja teate, et kõik need Rooma paavstid ütlevad, et kes oli esimene nende kirikus, oli Peetrus, kes uskus Jeesust ja ütles, et issand, kelle juurde me läheme? Sinul on igavese elu sõnad. See liikumine vallutas terve Rooma impeeriumi kuni lõpuks. Oli keiser Konstantinus, see oli Rooma keiser. Sest samas Rooma riigis oli inimesi viidud lõvid ette, tapatalgutele, sellepärast nad uskusid Jeesusse. Nad ütlesid, me ei ütle sellest lahti. Ja kuni siis see sama Rooma keiser Konstantinus, ta on surivoodil. Ja ta on kogu oma elu mõelnud, et päikese kummardamine ei ole ikkagi see õige asi. Ja siis oma surivoodil ta ütleb, et Jeesus, sina oled issand. Ja ta laseb ennast ristida. Ja sellest päevast peale muutub Rooma maailmas kõik. See usun, mis on enne olnud tagakiusatud, mis on olnud vaenatud, mis on olnud hävitatav, see usund saabki ametlikuks ja tõeliseks ja lõpuks ainukeseks usuks, mida Roomas öeldakse, tasub üldse uskuda. Võib-olla oled sina olnud ka kristlaste tagakiusaja. Võib-olla oled sa naernud nende üle. Võib-olla sa tänagi tulid siia ja mõtled, et ma vaatan seda komejanti, mis siin toimub. Teate, kõige suurem kristlaste tagakiusaja, kes ise enda kohta ütles, ma olin kõige suurem kristlaste tagakiusaja, kõige suurem patune, oli mees nimega Saulus. Ja ta läks Damaskusesse sellepärast, et võtta kristlasi kinni, arreteerida neid, peksta neid, kui võimalik hävitada, vangistada. Ta oli teinud seda juba. Piiblis räägitakse mehest nimega Stefanos, kelle hukkamõistmise juures Paulus on ja tunneb rõõmu sellest. Ja see sama, ma ütlesin Paulus, ta oli siis veel nimega Saulus, ta läheb Damaskusesse ja Jeesus ilmub talle, ütleb, Saul, miks sa kiusad mind taga? Ja Saul mõtleb, et ma ei ole sind Jeesus taga, ma olen kiusanud neid inimesi, kes usuvad mingit valeusku. Jeesus ütleb, miks sa mind taga kiusad? Ja korraga Saul saab aru, et Jeesus on reaalne isik, kes valitseb issandana kogu selle maailma üle. Ja ta on teinud väga valesid valikuid, kui ta nende kristlaste üle on naernud ja neid hävitada püüdnud. Ja Saulus vajub ka seal samas põlvedele. Ja ta laseb ennast ristida. Ja ta saab uue elu, ta saab uue nägemuse. Ta saab elu muutva usuläikumise nägemuse. Ja sealt samas, kus ta saab ristitud, tuleb üks kristlasest vend tema juurde ja ütleb, et tead, Jumal ütles mulle, et sina pead olema tema tunnistaja üle kogu Rooma impeeriumi, kuni keisrini välja. Ühel päeval ka Paulus on Roomas. Nende piiblipäevade moto on kirjast roomlastele, mida Paulus pani kirja. Ta muutis oma nime, Saulusest Paulus, ta uus identiteet, uus mees Jeesuses. Ja ta kirjutab, et kõik on pattu teinud. Ta ütleb, jah, mina olin kõige suurem, ma kiusasin kristlase taga, aga kõik on pattu teinud. Aga mõistetakse õigeks. Päris muidu. Eile see piiblitõlge oli kingitusena. Kingitusena. Mõistetakse õigeks kingitusena, päris muidu. Tänases maailmas ei usuta väga palju seda, et midagi väga head võiks saada päris muidu kingitusena. Ja teate, Jumala maailmas on teisiti. See, millest Piibel räägib, on see, et Jumal on enne kõike andnud meile absoluutselt kõik, mis me oleme ja kes me oleme, päris muidu. Me ei ole oma elu ise teinud. Meil on see lihtsalt kingitud päris muidu.
me ei ole andnud endale tervist. Me ei saa seda ise võtta. Jumal võib seda kinkida, nii nagu täna kuulsime tunnistustest. Päris muidu. Me ei saa seda osta. Me ei saa osta sõprust, me ei saa osta suhteid, me ei saa osta armastust. Kõik elus suuremad väärtused on päris muidu. Ja Paulus ütleb, et kui me oleme valesti elanud, siis me oleme mõelnud, et ma saan ise endale kahmata elu. Aga tegelikult on nii, et kõik, kes me oleme, mis me oleme, üldse väärtuslikku, on meile lihtsalt kingitusena. Päris muidu Jumalas. Tänases maailmas see päris muidu liikumine kasvab igasugustes valdkondades. Ma olen 10 aastat olnud Linuxi fänn. Ma usaldan vaba vara rohkem kui Microsofti. Teate miks või? Sellepärast, et vaba vara on päris muidu liikumine. On nii nagu teadus. Kui keegi avastab midagi teaduses, siis ta ei ütle niimoodi, et no nagu Newton, kes avastas, et õun kukkus pähe, et asjad kukuvad alla. Kujutage ette, kui Newton oleks öelnud, nüüd kõik, kes kasutavad seda, et asjad kukuvad alla, peavad mulle maksma sellest. Trepi peal komistad, maksad Newtonist, tema avastas, et asjad kukuvad alla. Või kujutage ette, kui me peaksime maksma õhu eest, mida me hingame. Või päikese eest, mis tõuseb hommikul. Või puhta vee eest, mis tuleb kraanist. Või jõest, või järvest, või merest. Kui me peaksime nende ressurssidest maksma, mis tegelikult on Jumala poolt kingitud. Aga sellepärast ongi kristlik liikumine. Teate, mis Jeesus ütleb? Õndsam on anda, kui võtta. Ja see võib olla arvutimaailmas, see võib olla looduse eest koristamisel, aga see tähendab tegelikult seda, et me läheme ka siit täna restarterilt välja, me teeme restardi oma elu suhtumises. Et me hakkame hoolima nendest inimestest, kes tegelikult võib-olla meie hoolimist ei vääriks. Kes oleksid niisugused inimesed, kelle suhtes me ütleme, et ta ei ole usaldusväärne või mulle ta ei meeldi või me ei sobi. Aga ole see päris muidu inimene. Oleme see liikumine, elu muutev usuliikumine, kes läheb ja loob ja arendab suhteid ka nende inimestega, kes tegelikult nagu ei väärikski seda, kes on nii teistsugused, aga keda Jumal armastab päris muidu. Ja kellele Jumal on oma poja Jeesuse Kristus saatnud samamoodi nagu sulle, kingitusena. Päris muidu, ilma et me seda üldse oleksime kunagi väärinud. Just niimoodi, päris muidu liikumisena sai Kristus oma võimu ja leviku Rooma riigis. Varakristlik kirik, see levis nii tohutu kiirusega, et ükski usu liikumine ei ole kunagi kiiremini liikunud ja arenenud. Täpselt samasuguseid tunnuseid on 16. sajandi radikaalses reformatsioonis, kus tekkisid vabakogudused, kellele tundus täiesti absurdne see, et inimesed maksavad raha selle pärast, et oma patte andeks saada. Martin Luther oli üks mees, kes ütles, et see on absoluutselt absurdne. Niimoodi ei saa olla. Aga seal oli ka radikaalne reformatsioon. Need, keda nimetati anabaptistideks. Miks anabaptistideks? Sellepärast, et nad lasid ennast ristida. Nad ütlesid, et ma pean seda isiklikult otsustama, et ma tahan olla Jeesuse Kristuse järgija. Ja need kutsuti siis uuesti risteks või üle risteks, anabaptistid. Ja sealt on tulnud baptistid ja üldse vabakogus liikumine. Ja teate, nemad surid täpselt samamoodi märtritena. Sellepärast, et lunastada Euroopa ja kogu maailm usuvabadusele. Et iga inimene saaks päris muidu isiklikult otsustada oma usuelu küsimuste üle. Eile me istusime seminaril sellel teemal, usuvabadus kodus. Ja me arutasime, me leidsime seda, et kui usuvabadust ei austata kodus, siis ei ole üldse mingisugust vabadust olemas. Kui me läheme, siis oleme vabad selles. Oleme päris muidu liikumine, kes on valmis andma, jagama. Oleme õndsam selles, et me anname lihtsalt tasuta inimestele teada, et Jumal armastab neid. 19. sajandi lõpul jõudis see liikumine Eestisse. Neid vabakogudusi hakati nimetama priikogudusteks ja siis baptistikogudusteks ja sealt tulid edasi evangeeliumi kristlased ja nelipühilased. Ja see on kõik selline vabakiriklik liikumine. Ja teate, nemad ütlesid, et meil ei ole vaja niisuguseid raame. Meil ei ole vaja niisuguseid traditsioone, mis lihtsalt seisavad iseenes. Me teeme päris muidu asja. Me teeme nii, nagu meile tundub, meie ajastule tundub kohane. Ja nii nagu täna
see ülistusmuusika on elu muutev, nii et priilased laulsid ka. Vahel on niimoodi, nad laulsid jumalateenistuse eel 2 või 3 tundi jutti. Inimesed said laulu peale terveks, inimesed said laulu peale usklikuks. Mu vanaema on priilaste hulgast pärit. Ta ütles, ta nägi oma silmaga, kuidas jutlustaja tuleb üles lõpuks, tahab öelda midagi. Aga ta teeb ainult suu lahti. Ja ta ei jõuagi ühtegi sõna öelda. Inimesed kukuvad nuttes põlvili maha ja saavad usklikuks. Püha vaim valatakse nende üle peale. Jutlustajad pole vajagi. Et see on vaba kohus liikumine, elumuutev usu liikumine, kus me tuleme ja kes me tahame olla. 33 aastat tagasi oli sügav stagna aeg. Ma mäletan seda aega, kui ma olin esimestel piiblipäevadel Tallinnas. Aga olid noored, kes ütlesid, et me oleme elumuutev usu liikumine. Me oleme need noored, kes ei allu selle ateistliku režiimi korraldustele. Ja me teeme noorte piiblipäevad, nii nagu neid oli võimalik tollel hetkel teha kirikuruumides. Sest ainult kirikus tohtis midagi üldse teha, väljaspool võeti kohe kinni sind. Ja nüüd ütlesime, et teeme seda. Ja sellest ajast on see hakanud kasvama. Ja teate, mitu põlvkonda on juba, kes on kasvanud üles nende piiblipäevadega ja see on saanud osaks elumuutvast usuliikumisest. Teate, mida Euroopas praegu analüütikud, statistikud, sotsioloogid ütlevad? Nad ütlevad seda, et kui kõik jääb nii, nagu on, siis Eesti on esimene riik, kus kristlus on välja surnud. Kui kõik jääb nii, nagu on praegu, siis Eesti on esimene riik, kus ei ole mõne aastakümne pärast enam ühtegi kristlast. Statistika näitab seda. Tegime eelmine aasta erinevate kirikutega ühes koos suure uuringu usust, usuelust Eestis. Ja teate, mis tuleb sellest uuringust välja? 18 ja nooremad praktiliselt Eestimaal ei oma mitte mingisugust kontakti, mitte mingisuguse kristliku usuliikumisega. Kaduv väike protsent. 1%, 2% võib-olla. Ja kui see trend jätkub, siis aastaks 2050 ei ole Eestis enam mitte ühtegi kristlast. Seda ütlevad statistikud, sotsioloogid. Täpselt sama asi on Rootsis. See usuliikumine, kes Rootsis meie partnerliikumine on, kes samamoodi kirjutab alla selle koostöölepingu. Me olime nendega koos möödus sügisel. Ja nad ütlesid, et see on täpselt niimoodi Rootsis, et aastaks 2050, kui kõik niimoodi jätkub, ei ole enam Rootsis mitte ühtegi kristlast. Ja teate, mida nad siis ise arvutasid? Nad arvutasid, kui kõik jätkub nii, nagu nemad täna oma usuliikumises teevad, siis nemad saavad olema erand. Nende usuliikumine, vabakoguduste ühendus Rootsis jätkab kasvamist. Täna tuleb seal rohkem noori usule kui kunagi varem. Särratakse uusi kogudusi, mitte ainult suure Stockholmi linnas, kus on palju sisserändajaid, kus on inimesed otsivad, kes nad on, vaid ka paikades, kus ei ole kunagi inimesed osanud ette kujutada, et kogudusi saab rajada ja et inimesed võivad seal tulla veel usule, noored tulla ja teha oma usuelu samm. Seesama Rootsi liikumine ütleb, et meie näeme seda, et usk kasvab. Ja nad ütlevad, et kui kõik teised kirikud surevad ka välja, siis meie tahame olla see elumuutev usuliikumine, kes kasvab ja kes tunnistab, et Jeesus on issand. Kas sa tahad ühineda selle elumuutva usuliikumisega? Kas sa tahad ühineda sellega? Mul on hea meel teie üle. Kui ma üldse kuskil Eestis lootust näen, siis siin on praegu lootus. Ma olen vana mees, ma varsti suren ära, aga ma olen absoluutselt veendunud, et teie olete ja jääte
elu muutvaks usuliikumiseks ja te muudate Eestimaa. Aga teate, selleks on vaja ühte asja. Piibel ütleb, et usk ilma tegudeta on surnud. Usk ilma tegudeta on surnud. Ja igasuguseid usuliikumisi on tulnud ja läinud, on välja surnud. Miks? Sellepärast, et ei olnud inimesi, kes oleksid valmis tegutsema selles usus. Need usuliikumised on kadunud ajaloost. Aga täna ma kutsun sind tegutsema. Ja mitte ainult minema Facebooki ja mitte ainult seal tunnistama, et sa usud Jeesust ja olema osa elu muutvast usuliikumisest. Vaid minema täna siit välja Pärnusse ja Tallinnasse ja Võrru ja Haapsalusse ja Saaremaale ja Piirissaarele. Kuhu iganes. Ja olema elu muutva usuliikumise tunnistaja. Olema see koos teistega, kes muudab Eestimaa. Ma tulin siia Austriast, ma ütlesin teile. Ja ma õpetasin nädal aega Austrias noori ja natuke keskealisi vaimulike töötegijaid. Ja mul oli klassis üks Tuneesia noortejuht. Tõmmunahaga, selline moslemi taustaga poiss. Pöördunud ära Muhamedi usust. Tunnistab, et Jeesus on issand. Ta kirjutas laule, ta tegutses popmuusika alal. Ja ta ütles, nüüd ma kirjutan laule teistele popmuusikutele ja ma tunnistan ise, et Jeesus Kristus on issand. Ta on oma kogus ülistusjuht ja ta on oma kogus noortejuht. Ja teate, Tuneesia on täielikult muhamedlik. Ja ta ütles, ma tundsin, et see muudatus, mis minus on, see sunnib mind, ma pean midagi tegema, et jõuda nende oma sõpradeni, kes Jeesust ei tunne. Ja ta ütles, ma tegin midagi meeleheitlikku. Ma kolisin oma sõprade juurde, et elada nendega ühes korteris, kes järgivad Muhamedi. Tal on 3 sõpra, tema vanused noored mehed. Ja ta ütles, ma kolisin nende juurde, et elada nendega ühe katuse all. Sellepärast, et näidata, et Jeesus muudab elusid. Ja teate, Tuneesias on keelatud sellisel kujul evangeelium üldse kuulutada. Ja kui keegi vahetab usku moslemi usust kristlusesse, siis ta võib vangi minna, ta võib saada piitsutada, teda võidakse isegi tappa selle eest. Aga see mees, tema nimi on Kamal, noor poiss, nii nagu teie paljud, ta ütles, ma olen üks osa sellest Jeesus liikumisest, kes ei saa jääda lihtsalt istuma ja ootama, et äkki veel muhamedlased kuskilt leiavad Jeesuse lahus minust. Ja ta elab moslemite keskel. Ja ta ütles, üks mu sõber, enne ta väga nagu ei olnudki Muhamedi järgi, aga nüüd ta iga päev 5 korda päevas palvetab. Laulab Muhamedi laulist, ta tahab seista vastu minu usule. Ja ta ütles, ma olen seal. Ma armastan teda. Ma ütlen, mina palun Jeesust. Ta laseb nendele oma muusikat ja neile meeldib juba see muusik, sest rütm meeldib neile. Ja nad kuulavad, nad võtavad selle endasse, nad neelavad alla selle Jeesuse Kristuse sõnumi. Nädal tagasi ma olin Tartu vanglas. Ma ristisin seal 5 meest. Üks nendest on üsna noor, mõni teie hulgast on sama vana umbes. Ta astus üles selle Jumala teenistusel, et tunnistada, mida Jeesus Kristus on tema elus teinud. 5 meest said ristitud. Ma küsisin, et ta vanglas ei ole sobilik küsida, et mille ees sa istud. Ma küsisin, palju on jäänud veel. Üks mees ütles mulle 13 aastat veel. Ja kui siis üleni tätoveeringutes ma vajutan ta vee alla, tõuseb üles, siis ta ütleb, et kõik see vana elu on nüüd maha maetud. Ja ma elan uut elu. Ma elan Jeesusele. Kõik need aastad, mis on veel tulevikus, need on Jeesusele. Ja siis tuleb minu juurde üks sama noor mees, kes tunnistas ja ta ütleb, et kas ma võin rääkida oma loo? Ma ütlesin, räägi. Ja ma küsin talt pärast, et kas ma võin sellest rääkida? Ta ütles, et räägi. Mu nimi on Maksim. Ma kunagi noorena tegin oma otsuse. Oleviste kirikus ma läksin eespalvele, tahtsin saada kristlaseks ja ma sain ristitud ja mu elu muutus, aga ma kaotasin selle käest.
Ma tegin ühe vale valiku elus ja siis tuli järgmine ja järgmine. Lõpuks asjad läksid nii hulluks, et ma hakkasin varastama. Minust sai narkomaan, minust sai täielik sõltlane. Ja ma olin täiesti läbi oma tervise poolest ja mind oli mõistetud kinni istuma. Ta ütles, mul oli tuberkuloos. Ta ütles, mul oli epilepsia. See on see, et aeg-ajalt kaotad teadvuse, kukud maha ja ajad vahtusust välja ja närid keelt. Ta ütles, mul oli hepatiit ja ta luges veel mulle terve hulga haigusi. Ja siis ta ütles, kui ma olin haiglas, siis arstid ütlesid, et kõik, sind ei saa enam aidata. Ja enne kui ta silmad kinni pani, ta ütles, et Jeesus, päästa mind. Jeesus, päästa mind. Ja siis ta ütles, ma nägin, kuidas ma tõusin iseendast välja. Ma näen ennast seal lebamas voodis. Arstid ja õed on seal ümber, aga mina sõidan eemale. Ja siis ta ütles, ma nägin, kuidas minu juurde tuli ingel. Ma teadsin, see on Jumala ingel. Ja see Jumala ingel ütleb mulle, Maksim, Jeesus on kuulnud sinu palvet. Sa oled päästetud. Ja siis ta ütleb, ma ärkan uuesti üles. Arstid ja õed hakkavad jooksma, et Maksim tuli tagasi, Maksim tuli tagasi. Ja siis hakatakse vaatama tema keha ja tema füüsilist seisundit. Tehakse pildid ja öeldakse, sul ei ole enam tuberkuloosi. Sul ei ole enam hepatiiti. Tal ei ole mitte ühtegi epilepsia hoogu olnud alates sellest peast. Ja ta ütles, et nüüd ma olen siin vangis ja minu kong on tegelikult nagu Munga kloostris minu palvekamber. Ma palvetan teiste inimeste pärast, kes on samasugustes hädades. Ütleb, mu endised sõbrad saadavad mulle kirju siia vanglasse. Maksim, palu meie pärast. Ja nad saavad terveks. Ja teate, see vangla kogudus, see oli täis vene ja eesti mehi, kes koos tunnistavad, et Jeesus on issand. Ja teate, kui ma vaatasin, seda 30-40 meest, 5 nendest sai ristitud selle päeval, eks ole. Ja mõtlesin, kui siin on võimalik kogudus rajada, kui siin on võimalik, et kogudus kasvab, kui palju enam seal, kuhu läheb see grupp inimesi, kes täna siia on kogunenud. Ma palun, et mu 3 head sõpra tuleksid siia ette. Mart ja Iris ja Janet. Olete näinud neid sinisärklasi siin? Pool aastat tagasi Tartus oli 10 noort, kes ütlesid, et me paneme kokku oma palved, me paneme kokku oma raha natukese, nii palju kui seda on. Nad said kokku 8000 krooni, et tegid ära veebilehe 3dkogudus.ee. Nad panid kokku oma annid, hakkasid tegema kinos ekraan jumalateenistusi. Nendele inimesed, kes kirikusse ei tuleks, sellepärast nad ütlevad, et kirik, absurd, aga kinno nad on valmis tulema. Ja siin on 2, kes seda kogudust alustasid ja 3, Janet, ma kohe räägin sinust ka. Ja tänu sellele, et nad alustasid seda meeletut asja, ilma rahata, ilma igasuguse toeta, lihtsalt sellest teadmisest, et meie oleme elu muutev usuliikum, me oleme kristlased. On tänaseks saanud kristlaseks umbes 50 inimest. $21 nendest on saanud ristitud. 21 oranži mehikest. Nad tegid särgid, mis on üleni valged mehikesed. 200 mehikest on, jah? 152 mehikest. Okei, 153 kala oli Peetrusel. Nii. Üks inimene saab ristitud, nad värvivad selle oranžiks. Nende nägemus on, et kõik need inimesed, kes on nende palves, kes on igatsuses, võivad saada mitte oranžiks, vaid Jeesuse Kristuse järgeteks. See on elu muutev usu liikumine. Aga miks ma need 3 inimest kutsusin siia ette? Teate, nemad said oma elu nägemuse, elu tõuke väga traagilisel hetkel. Sellest on
paar aastat tagasi, kui Tallinn-Tartu automaanteel üks auto sattus õnnetusse, need 3 inimest istusid selles autos. Mart, kus sa istusid selles autos? Auto kõrval nagu kõrvalistujana. Iiris, kus sa istusid? Mardi taga. Kes su kõrval oli? Janet. Janet, kus sa istusid? Taga keskel. Kes su kõrval oli? Liis. Jürgen ja Liis hukkusid selles autoõnnetuses. Jürgen oli mees, kes on mitmekordseks Eesti meistris korvpallis. Ta Tiit Soku lootus Eesti korvpallis. Aga mitte ainult. Ta oli mees, kes oli ühinenud elumuutva usuliikumisega. Tema korvpallikooli sõbrad olid kirjutatud Andrese palvekaardile. Ja ta palvetas iga päev, iga oma sõbra pärast, et nad võiksid saada kristlaseks. Ta oli mees, kes tuli kaasa selle algatusega, et teeme julge särada liikumise. Ta tunnistas igale inimesele. Ja ma arvan, need noored võivad teile rääkida sellest, kui säravat elu elas Jürgen ja kui säravat elu elas Liis, kes oli Iirise isiklik õde. Jumal võttis Mardi kõrvalt Jürgeni ja võttis Iirise kõrvalt Liisi. Aga need 3 inimest, nendele andis ta elu. Ja alguses öeldi, et Iiris ei tule sellest välja. Ma olin otse kontaktis haigla personaliga, kes ütlesid, et ainult totaalne ime võib päästa Iirise elu. Ja siis ka ta ei pruugi enam kunagi liikuda. Ta võib jääda liikumatult lamama. Ja Jumal päästis teda. Ja teate, kõik naljakam oli see, ma ei tea, kas sa tead seda või ei tea, Iiris, et kui ühel pühava hommikul me palusime sinu pärast, siis me palusime sellepärast, et Jumal tõstaks sind sealt haigevoodist üles. Ja sa oled veel teadvusele tulnud, aga sa olid tõusnud seal haiglavoodis üles. Et need haigla personal pidi sind suruma tagasi voodisse, aga need hakkasid kõik õiskama. Nad hakkasid õiskama sellepärast, et see operatsioon, mis õnnestus, see operatsioon õnnestus, selle tunnistuseks oli ainult see, et Iiris oli võimeline tõusma. Ta on veel teadvuselgi. Aga Jumala vägi oli nii võimas. Janet sai visiooni laulda issandale. Ta läks laulu õppima. Ta laulab Tartus ja Tallinnas ja kuhu iganes. Pärnus on laulnud ja edasi. Ta tahab laulda issandale. Ole elu muutva usuliikumise algataja. Mart mõtles, et ta tahab füüsikat õppida Tartus. Ja kui ta Tartusse jõudis, siis ta selgitas, et ei, ma tahan õppida usuteadust. Ma tahan olla üks osa usuliikumisest. Ja kui Jakob ja Laura tulid ja ütlesid, et Mart, kuule, me hakkame kogust rajama, mis sa ütlesid? Ma ütlesin, ma olen paadis. See on inside joke, paadis olla. Aga need on ainult 3 noort. Ja nende elus on väga traagiline asi, mis need ühendab. Nad hoiavad rohkem kokku, kui võib-olla paljud õed ja vennad omavahel. Aga nad on näinud seda, et Jumal on vägev. Ja nad tahavad elada ka Jürgeni ja Liisi nimel. Nad tahavad elada Jeesuse nimel. Ja kutsuda täna teid, et me võiksime olla kõik koos. Jeesuse issandaks tunnistajate liikumine. Kas on midagi, mida tahaksite öelda? Ma tahaks ühe mõtte jagada, mis ma täpselt enne siia tulekut lugesin. Täiesti jabur fakt, aga 1859. aastal ei olnud Austraalias mitte ühtegi jänest. Ei olnud. Sinna viidi 24 jänest. 24. Ja 5 aasta pärast oli seal 2 miljonit jänest. Ja kui meie täna laseme Jumalal püha vaimu läbi ennast täita. Ja täpselt nagu Meego ütles, me tahame olla see elu muutev usuliikumine. Siis meid on rohkem kui 24. Lähme muudame seda riiki, lähme muudame seda keskkonda, kuhu me läheme. See on meie võimalus.
kui see avarii juhtus, olin ma vaid 14-aastane ja ma ei olnud üldse tugev usus. Ja kui ma lamasin seal lume peal, ootasin, kui mind pannakse kiirabiautosse, siis ma nägin Marti oma kõrval, ma nägin Liisi oma kõrval, ma ütlesin Mardile, et Mart, kõik saab korda. Ma nägin Liisi oma kõrval, ma paitasin ta pead, aga ta ei reageerinud selle peale. Ja olles seal lume peal, väga külm on ja jalg oli mul lahtine luumurd ja mul oli väga valus. Ma küsisin Jumalt, et miks oli praegu see vajalik, et see juhtus. Milleks see praegu vajalik oli, Jumal? Ja kui ma olin seal haiglavoodis, siis ma ei osanud või ma ei osanud enam palvetada. Ma mõtlesin, mille pärast ma peaksin Jumalat praegu tänama. Aga nüüd, kui on sellest 2 aastat möödas, siis on juhtunud väga palju. Esiteks, minu väike õde käib pühapäevakoolis. Teiseks, minu ema mitu korda kirikus käinud. Jürgeni isa sai kristlaseks. See oli Jürgeni kõige suurem unistus ja nüüd tema isa sai ristitud ja ta on nii tugev kristlane ja ta teenib koguduses kaasa väga-väga palju. Ja kui ma nüüd tänan Jumalat sellest, et võib-olla see juhtus, siis ma mõtlen, et kõik on nii muutnud tänu sellele. Ja üks mõte oli ka see, et enne kui me istusime siin autos, siis me mängisime lumesõda, sest et see Jürgenile hullult meeldis. Ja me mängisime seda ja hakkasime siis Liisiga minema auto juurde. Ma ütlesin Liisile, et mina istun juhi taga. Mulle ei meeldi keskel istuda, mina istun juhi taga. Liis ütles, et ei, mina istun juhi taga. Ja me vaidlesime päris kaua aega, kui ta lihtsalt istus juhi taga ja minul ei olnud võimalust sinna keskel istuda. Ja Liis suri, mina jäin ellu. Ja kui ma praegu sellele mõtlen, siis see on minu aeg minna. Mul on veel nii palju siin teha. Ma suvel lähen kuuks ajaks Inglismaale teenima inimesi ja mul on veel nii palju siin elus teha. Minu aeg ei olnud minna. Jumal teab täpselt, mis meie elus on veel vaja teha. Ja kui te kutsuda seda juhuseks, siis on vaja midagi ümber mõelda, sest et see ei ole juhus, et sellised asjad toimuvad. See on kõik väga-väga suure eesmärgiga. Me oleme kõik kolmekesi nii palju muutnud. Nad rajavad kogudust. Mina käin igal pool muusikat tegema, siis see on lihtsalt see, mida ma tahan teha kõik Jumalale. Ja. Ma ei suuda öeldagi, kui palju Jumal mu elu muutnud on ja kui raske mul oli alguses leppida sellega, et minu õde on kadunud ja nüüd ta ei ole enam minu hulgas, et ma isegi ei saanud olla tema matustel, kuna ma olin sellel hetkel haiglas ja teadvuseta. Et nagu ma isegi ei, ja kuna ma autos magasin ka tol hetkel ja ma ei järganudki ülesse, siis mina sain nagu ainult sellest teada nagu läbi teiste inimeste, kes minu üles olid ja mul oli, ja ma ei suutnud uskuda, kui palju inimesi mu kõrval oli, haiglavoodi kõrval, et mul oli kogu aeg olid palati ümber olid inimesed ja inimesed kogu aeg tulid sisse välja, uued inimesed vahetusid ja ma enne ei teadnudki, et mul nii palju sõpru on aga see, et kui sa oled kristlane, siis inimesed hoolivad sinust ja ma tahan lihtsalt öelda seda, et kui ma nägin nüüd 2 päeva jooksul kõiki need inimesi, kes siin lava ees on käinud ja on andnud oma elu Jumala, et ma palvetasin teie pärast, ma palvetan jätkuvalt teie pärast, et te ei jääks üksinda, vaid et te leiaksite endale mingisuguse koguduse või kodugrupi või mingisuguse, otsige palun endale mingi inimene kõrvale, et üksinda on raske sellest läbi minna, aga koos kõigi inimestega, mul on väga palju inimesi olnud kõrval, et kas või siin minu lava peal kõik inimesed on minu kõrval olnud ja ma tänan neid selle pärast. Aga ma palun tõesti, et kui te ei ole veel leidnud endale inimest, küll, kellega koos jagada seda muret ja rõõmu, mis on olla kristlane, et tõesti täna ma julgustan teid, et siin on inimesed, siin on noortejuhte väga palju, et palun kindlasti otsige endale üks inimene ja kui te selle ühe inimese leiate, siis te leiate suure kamba inimestest, kes kõik armastavad teid. Halleluuja. Aitäh teile. Ma käisin ka seal teisel matusel
sest teises autos, kellega kokku põrkuti, said ka 2 noort surma. Ja kui ma läksin nende 2 õe vanaema juurde ja avaldasin kaastunnet, siis läbi pisarate ja läbi tohutu valu ja traagika, need 2 last, kes olid ühel isanemal ainsad. See vanaema ütles mulle, et annaks Jumal, et selle õnnetuse pärast Eestimaa noorte elu muutub. Kui ma täna siin seda kuulasin ja ma vaatan teid, siis te olete ka selle vanaema palve vastus. Eestimaa noorte elu muutub. Jeesus Kristus pidi kannatama ja surema ja surnust üles tõusma, et võiks sündida elu muutev usuliikumine. Ja see on muutnud kogu maailma. See on muutnud Eestimaad. See muudab jätkuvalt Euroopat, kus inimesed pööravad muidu selja Jumalale. Aga see elu muutev usuliikumine saab minna täna siit välja Pärnusse ja üle kogu Pärnumaa ja üle kogu Eestimaa. Et tõepoolest oleks selge, et usk on elav. Jumal on elav. Ma kutsun sind täna tegema uus pühendumine. Kui sa ei ole nagu varem selle asjaga kokku puutunud, sa oled täna nagu üks nendest Toomastest, kes kahtlenud on ja kes ei suuda lõpuni uskuda, ma kutsun sind tulema täna siia altarile, täpselt siia lava ette. Ja siin on ees palvetajad, kes on valmis sinuga palvetama, et uskmatus Toomasest võiks saada usklik Toomas. Et mehest ja naisest, kellel ei ole oma missiooni elus olnud, võiks saada tõepoolest missiooniga missionar. Ja kui sa oled kristlane, sa oled juba selle elu muutva liikumisega seotud, sa kuulud mõnda kogudusse, sa oled saanud ristitud, siis ma kutsun sind nendesse äärtesse, ekraanide kõrvale, pühatu sööma laua juurde. Sinna kutsutud iga inimene, kes on koguduse liige, kes on usus ristitud, kes tahab kinnitada sellega nagu uuesti seda lepingut, et ma tahan olla selle usuliikumise osaline, selle elu muutva liikumise osaline, kes läheb siit välja kui missionar. Jürgen ja Liis vaatavad ülevalt kuskilt täna meile alla siia ja tunnevad rõõmu, kui sa teed oma otsuse, aga üle kõige Jeesus Kristus. Sel liikumisel tuleb sel aastal veel palju sündmusi. Noormehed, kes on alla 20, ma ootan teid sügisel Nuutsakule koguduse rajajate laagrisse. Võib-olla on Jumal pannud sinu südamesse sama mõtted, äkki mina ka võiksin olla üks osa, äkki ma võiks olla paadis. Poisid, kes te olete alla 20, ma kutsun teid sinna laagrisse. Lähemat infot, Facebook, elu muutev usuliikumine. Aga sa mõtled, ma olen tüdruk. Teate, see on nii mehelik laager, ma ise ka arvan, et kui ma terve suvi trenni tees, ma ei pea selle vastu. Aga sellele järgnevad ka teised laagrid, teised koolitused, mis on neiudele, mis on kõikidele, nendele meeskonnale, kes tahaksid minna ja rajada kogudusi, olla elu muutva usuliikumise kandjateks. Aga nüüd ma palun, et bänd tuleks üles ja tõuseme üles, et seisatuda issand ette. Ma palvetan ühes koos teiega ja siis ma kutsun teid, kes te tahate täna teha selle otsuse, et uskmatust Toomasest usklikuks Toomaseks. Tulge siia otse siia lava ette, siia, kus mina seisan. Ja kui sa oled juba usklik ja tahad täna kinnitada oma lepingut, oma kuulumist sellesse, tule pühatu sööma laua juurde. Siin on pastorid, kes on valmis teenima nende laudade juures. Issand, õnnistagu teid ja kandku teid. Jeesus Kristus, me täname sind, et sina oled issand. Jeesus, me täname, et sina oled elav ja vägev. Me täname, et sina oled tõesti üles tõusnud surnuist. Ja sina näitad, et sina võid tõsta surnuist üles ka kaasajal neid inimesi. Me täname Maksimi elu eest. Me täname Iirise elu eest. Me täname Janeti ja Mardi elu eest. Issa, ma tänan Kamali elu eest seal moslemi maailmas. Issa, ma tänan selle eest, et see elu muutev usuliikumine on globaalne. Ja issand, sinu sõna ei sure mitte ära ja sinu liikumine ei sure mitte välja, vaid Jeesus Kristus, sina oled elav ja vägev ja sa tood veel täna ja praegu inimesi usule. Issand, ma palun, et sa oma püha vaimu läbi kutsuksid neid, kes täna peavad oma otsuse tegema, tulema siia ette. Issand, ma palun, et eespalvetajad tuleksid siia ja oleksid valmis teenima. Ja Jeesus Kristus, ma palun, et see pühatu sööma laud, mille kohta sina ütlesid, et see leib on minu ihu, mis märgistab minu kannatust, minu surma teie pärast, et see saaks
õnnistuse leivaks. Ja issand, et see karikas, mida jagatakse, mille kohta sa ütlesid, see on nagu minu veri, uue lepingu veri, mis valatakse paljude inimeste pattude andeks saamiseks veel, et see saaks õnnistuse karikaks. Jeesus Kristus, seda me palume sinu nimel ja me täname, et sina teed seda Isa, Poja ja Püha Vaimu läbi. Aamen.